Trepp. Trepp on erineva kõrgusega tasapindade vahel liikumiseks mõeldud rajatis, mis jagab vertikaalse vahemaa väiksemateks osadeks horisontaalsete tasapindade ehk trepiastmete abil. Trepid etendavad meie igapäevaelus suurt rolli. Neid kasutatakse hoonetes, hoovides ning isegi looduses. Esialgu võib kõik tunduda vägagi lihtne, kuid see vägagi lihtne on vägagi petlik. Ohutuks liiklemiseks trepil tuleb arvestada mitmeid ohutusnõudeid. Ohutusnõuded. Ohutusnõue number 1. Riietus trepil liiklemaks võiks olla eeldatavalt sportlik. Enne trepil asumist tee sooja. Venita välja kõik lihased, et vältida ootamatuid krampe ja kangestumisi. Ole kindel, et sa oled teekonnaks ka emotsionaalselt valmis. Võta hetk enda jaoks ja harju selle mõttega. Ohutusnõue number 2. Jalanõud peaksid olema tasapinnalised ning haakuvad allaga. Vältida tuleks uiske. Ohutusnõue number 3. Kindlasti tuleb ennast teistele märgatavaks teha. Muidu võib sulanduda trepiga ühte. On olnud juhtumeid nii Eestis kui välismaal, kus inimesed ongi trepi sisse ära kadunud ning pole sealt kunagi välja saanud. Trepil liigeldes tuleb olla alati mõttekasja juures, sest vägagi lihtne on teelt kõrvale kalduda. Alati leidub neid hoolimatuid liiklejaid, kelle nimi satub rasvaselt ajalehtedesse. Ohutusnõue number 4. Hinda olusid ning pane need enda kasuks tööle. Vaata paremale, vasakule. Ohutusnõue number 5. Väikese soovitusena tuleks alati jälgida ka enda jalgade tööd. Kindlasti tuleks oma tegevust sättida nii, et jalad eemalduksid trepilt võimalikult vähe, sealjuures toetudes kindlalt trepi käsi puule. Võta üks samm korraga, ära hinda oma võimeid üle. Vähe on neid andekaid, kes suudavad mitu aastat korraga võtta. Ohutusnõue number 6. Ära ärritu ning ära mine endast välja. Kui mõnel kaasliiklejal ongi raske päev olnud, taandu lihtsalt trepi äärde ning lased endast mööda. Erandid. On olemas treppe, millel puudub käsipuu. Ega siin muud tarkust ei olegi, kui tuleb harjutamas lihtsalt käia. Sest kui trepp on juba jala järgi tuttav, siis on asi lihtsam. Trepil, millel ei olegi astmeid, ei saa trepiks nimetada. Sel juhul tuleb lähtuda teistest reeglitest. 1, 2, 3 kätte jõudis homme, olen kodust kaugel, ei jõud see rauge. Siis kui päike alles tõusis, mina ikka kõndin, saatjaks sõine hääl.